And would people think that you're younger or older? I always get told I look younger. How old do you think she is? 25. Vana ta on või? I always get told Ma arvan, et ta on mingi 40. Or older? I always get told I look younger. How old do you think she is? Ma arvan, et ta on mingi 40, okei, võib-olla 35. ei, 38. 25. 25? Okay. She's actually 15. You're repping me on. Absolutely not. And how old are you? 18. How old do you think she is? No ma kuulsin, ta on 18. Ta näeb välja nagu, ma ei tea, mingi 32 äkki või natuke juurde või? 24? 24? Yeah. She's actually 18. No way. She's 18? Yep. And how old are you? I'm 14. And would people think that you're 14? You sure? Yeah, I know. Täiesti perses ju. And would people think that you're older or younger? Older. How old do you think she is? No okei, siiani ta näeb neist kõigist kõige noorem välja vist tõesti, aga nagu ma ikkagi ütleks, et ta on mingi 24 äkki või? 26 võib-olla? 16. And how old are you? I'm 15. And would people 15. Ja tal pole isegi rinnahoidjaid. think that you're older or younger? Käib tänaval niimoodi ringi. How old do you think she is? Tal on ju fake rinnad ju. Tal on fake rinnad ju. Kuidas ta saab 15 olla? Ta näeb välja nagu mingi, ma ei tea. Ma ütleks mingi 38. Siuke reaalselt mingi 40, ütleks mina. Siuke keskmine blond eit, kes hakkab jõudma nagu sinna, noh. Et tal on pahandus. Pännige need vennad ära, kes siia mingid kuradi 1000 kilomeetriseid sõnumeid saadavad raisk. Okei, ma panen ise ära, 24, põmm. Teine vend ka raisk. Siin ei ole midagi. Põmm. Et kui teil on mingi küsimus või midagi tahate rääkida, siis võite siin küsida, aga putsid ei pane siia mingid kuradi A4 raisk. She looks quite suur tänud! Hype! or like, I don't know. I'd say like tänud sulle 50 või parandab 500 bitchi eest. And how old are you? 14. And would people think that you're older or younger? Younger. How old do you think he is? Like 33? 33. Whoa, okay. He's actually 14. He's 14? Yeah. Oh my god. And how old are you? I'm 17. And would people think that you're older or younger? Maybe a lot older, a little bit. How old do you think she is? Mingi 34 või? 12. 12? There's no way. And how old are you? I just turned 14. Lõpeta ära, ta näeb välja nagu 44. How old do you think she is? I would say like 20. No okei, selle pildiga ta näeb tõesti noor välja. No siukse pildiga, aga see kui kõrvalt näitas teda, siis ta nägi küll mingi 44 välja. Siit pildi pealt võib-olla tõesti ta näeb noor välja mingi 20. How old are you? I'm 18. And would people think that you're older or younger? I think people think that I'm older because I'm 5'10". Okay. Oi vittu, ma ei tea, mis teema selle lauluga on. Kassib ära kogu aeg. Teine asi, mida ma ei teadnud, millest ma ei ole näinud uudist. Võib-olla on viga minus või ma ei tea kellegist teises, mis iganes. Igatahes minuni üldse ei ole siuke asi jõudnud. Aga üks lõik, mis on äärmiselt problemaatiline, on veel.
ma ei tea, kas me streamis seda arutasime või mitte, aga ma kohe vaatan, kas ma leian selle üles. Ja see on siis Laia tänava tutvustus. Laia tänava tutvustus. Ma vaatan, kas ma saan. Ma ei hakka valetama, tegu ei ole minu postitusega, tegu on Jaanus Kriisk on postitanud selle Facebooki. Ja see on esimene koht, kust mina seda üldse kuulsin. Ühesõnaga, see on siis Tartu Ülikooli botaanikaaed on siin keskel ja siis siin all on ülikool on ja siis mis siis toimub on see, et see siit, see ala siit, see tänav, kui sa tuled siit mäest alla, siis siit tänavast on, selle tänavaga on nüüd tulevikus läbi. Sõna otseses mõttes on läbi selle tänavaga. Ja nüüd, kui sa tahad siis autoga siin liigelda, siis sa teed siit, oleneb nüüd, mis ajal sa liigelda tahad. Aga kui sa tahad, ütleme, et kui me räägime mingisugusest tipptunnist, ma kujutan ette, et see on mingisugune, mul ei ole nagu päris andmeid, aga see on kindlasti üle 10 minuti. Tõenäoliselt isegi rohkem. Ja saate aru, et see on kesklinn, see on nagu sisuliselt, see on südalinn sisuliselt. See on nagu uskumatu. Kuidas see võimalik on? Siin on veel pilte, see on see sama tänav, on ju, ehk siis ja see sinine siis sellega on läbi ja siis see autode liiklussuund hakkab siis olema selline ja see on siis ristmik. See on siis nüüd ristmik. See on siis siin väikene ristmik. Kuidas siis ristmikul hakkavad asjad olema. Et meil siin armastatud ülikooli linnas hakkavad meil asjad siis niimoodi olema. Et kui teil tekitab küsimusi, siis soovitan küsida Reformierakonnalt ja sotsiaaldemokraatidelt, et mis toimub, vennased. Et asi siis lahendatakse niimoodi siin, et kui keegi tahab üle tee minna, siis andke minna, keegi ei keela. Omalt poolt on Jaanus Kriiski, kes selle kuskile Fesarisse üles pani. Mina ei teadnudki, et midagi sellist on toimumas ja seda oli lihtsalt, vabandage väga, aga seda oli lihtsalt nagu naljaks vaadata ja lugeda. Mis on eraldatud nii jalakäijatest kui ka autodest. Turutänava planeeritav rattatee peaks omavahel ära ühendama nii praegu remondis oleva Sõpruse silla uued rattateed ja plaanide kohaselt 2028-2029 aastal ümber ehitatava Riia tururistmiku. Täna on kavandatud nii, et see tänav... Ja siin osad küsisid, et miks sellel ei olegi mingisugust vastust, et miks on lihtsalt mingisugused inimesed, kes on kuskil volikogus, kes ise ei oma autot, miks, ma ei tea, miks nad seda autot ei osta, kas neil ei ole lube, neil ei ole perekonda, ma ei tea, mis see häda neil on. Igatahes nende nägemus siis Tartust kui Eesti suuruselt teisest linnast on siis selline, et mida ebameeldivam on autoga sõita, seda parem. Mida vähem on ettevõtteid kesklinnas, seda parem. Ma ei tea, kuidas nad nii kaugele on jõudnud. Mul pole aimu ka, aga nii on. Kui me vaatame Eesti automüüjate statistikat andmeid, siis automaks on kujundanud Eesti tarbijakäitumist. Mis Madissonil toimub? Kas ma olen ainuke, kellele tundub, et midagi on nagu juhtunud või? Ta nagu vanasti, ma ei tea. Ta oli alati nagu nii lugupeetud ja ta alati rääkis ja kõik oli nagu siuke, nägid, et ta nagu räägib südamest ja kõik oli nagu õige. Aga nüüd nagu vaatad, ta on nagu siuke räbal, siuke mingi õline, siuke räpane, kuidagi ripakil näeb välja, kuidagi, ma ei tea. Ma ei tea, mis taga juhtub.